Tervist! Räägime täna Temust, sellest ülipopulaarsest osturakendusest ja uurime selle varjatud külgi. Küsime otse, mis on selle liiga hea, et olla tüsihinnalipiku tegelik hind? Okei, see oranž logo, see on ju absoluutselt igal pool, eks ole, ja see lubab uskumatult madalaid hindu. Tundub, et terve maailm on selle järele hullunud, aga selle pealt näha süütu fassaadi taga peitub midagi palju tumedamat. Mis on selle kõige tegelik hind? Hakkamegi nüüd lahti arutama, kuidas Temu seda teeb. Alustame sellest, kuidas nad nii plahvatuslikult turule sisenesid. See ei ole lihtsalt tavaline pood, see on midagi palju enamat ja nagu kohe selgub, ka palju ohtlikumat. Temu ei ilmunud välja, vaikselt ja tasahilju. Ei, nad ostsid end tippu täiesti šokeeriva turunduskuluga, et tungida sõna otseses mõttes igasse sinu teadvuse prakku. Ainuüksi see mastaap on täiesti jahmatav. Temu kulutas $10 miljoneid Ameerika suurival spordisündmusel ainultki selleks, et panna sind küsima, kes see Temu veel on. Ja see oli muide alles algus. Ja siit tuleb nende järgmine geniaalne samm. Nad muutavad su telefoni odavaks ja kleepuvaks mänguautomaadiks. See on puhas kasiinopsühholoogia. Vilkuvad taimerid, õnnerattad, võltsitud teaded kauba lõppemisest. Kõik on loodud selleks, et murda su tahtejõud ja panna sind impulsiivselt ostma asju, mida sa tegelikult ei vaja. Lähme edasi selle ärimudeli juurde ja vaatame, kuidas see kõik siis kokku klapid või tegelikult kuidas see üldse ei klapi. Sest see, mis näeb välja nagu maagia, on tegelikult kombinatsioon seaduse aukudest ja lihtsalt tohututest kahjumitest. Nende strateegia toetub põhimõtteliselt 3 sambale. Esiteks, nad põletavad raha, kaotades iga tellimusega, et konkurente lihtsalt turult välja süüa. Teiseks, nad kasutavad ära maksuseaduste lünke. Ja kolmandaks, mis on kõige olulisem, kaup saadetakse otse tehasest ilma igasuguse kvaliteedikontrollita. Ja see ongi asja point. See otsetarne mudel tähendab, et absoluutselt mitte keegi ei kontrolli, kas need tooted on ohutud, enne kui need sinu uksele veel jõuavad. Ja just siin muutub asi tõeliselt päriselt ohtlikuks. See järelevalve puudumine viib meid otse esimese suure ohuni, väga reaalse ja vahetu ohuni sinu ja su pere tervisele. See, mida sa sellest oranžist pakist välja võtad, võib sind sõna otseses mõttes kahjustada. Ja see ei ole liialdus. Lõuna-Koreas tehtud uuringud leidsid, et mõned Temu lastekaubad sisaldasid vähki tekitavaid aineid üle 400 korra rohkem kui seadusega lubatud. Teistes leiti pliidi 28 korda normi. See on mõrk, puhas mõrk, mida sa oma koju tuud. Ja et asi veel hullemaks teha, need müüjad on lihtsalt jultunud vargad. Nad varastavad fotosid ja isegi ametlikke ohutussertifikaate reaalselt seaduskuulekatele ettevõtetelt, et müüa sulle ohtlikku võltsingut, peites end varastatud dokumentide taha. Aga oht ei ole ainult füüsiline. Nende naeruväärselt madalate hindade taga on sügavalt häiriv inimlik hind, mida absoluutselt keegi tohiks maksta. Temu tarneahel on seotud tõsiste inimõiguste rikkumistega. Iga kord, kui ostukorvi lisatakse järjekordne $2 vidin, toetatakse teadmatult süsteemi, mis on tuhandete inimeste jaoks põrgumaa peal. Mitmed raportid, sealhulgas USA kongressi oma, väidavad, et on ülimalt suur risk, et Temu tooted on tehtud uiguuri rahva sundtööga. Inimesi hoitakse koonduslaagrites, neid piinatakse ja saadetakse siis orjadena vabrikutesse tootma neid odavaid hilpe, mida sina sealt äppist ostad. Ja see kõik viib meid mõistatuse viimase ja võib-olla kõige muret tekitavama osani. Miks nad on nõus müüma sulle kahjumiga mürgiseid tooteid, mis on tehtud orjade poolt? Sest see odav kaup, see on lihtsalt sööt. Asi on selles, et rakendus ise ongi see Trooja hobune. See on loodud selleks, et hiilida sinu telefoni, samal ajal kui sina oled hõivatud odamate asjade jahtimisega. Ja meil on selleks ka tõendeid. Temu emafirma teine rakendus, Pinduoduo, visati Google Play poest välja just sellepärast, et see sisaldas pahavara, mis aktiivselt luuras kasutajate järele. Temu on täpselt sama asi, lihtsalt lääneturu jaoks oranžiks värvitud. Ameerikas esitatud hagid väidavad, et rakendusel on terve arsenal tööriistu, et pääseda ligi absoluutselt kõigele sinu telefonis. See suudab mööda hiilida turvameetmetest, et lugeda su sõnumeid, kuulata su mikrofoni ja isegi muuta su telefoni seadeid ilma sinu loata. Lõppkokkuvõttes on iga ost valik ja iga klikiga ütled jah
mürgisele rämpsule, orjatööle ja oma privaatsuse müümisele. Meist on saanud selle süsteemi vaikivad kaasaosalised. See on küsimus, millele tasub mõelda järgmine kord, kui näed pakkumist, mis tundub liiga hea, et olla tõsi. Sest peaaegu alati maksab selle hinna keegi teine. Või mis veel hullem, sa ise, ilma et sa sellest arugi saaksid.